teeme tavalise loomisvõtte ehk siis 2 lõngaga looduse. Seda alustame libiseva silmusega. Parajalt kaugele lõnga otsast teeme siis ühe libiseva silmuse nii, et võime teha parema käega sellise rõnga lõngast ja lasta selle lõnga otsa siia rippu, haarata siit sõrmedega lõnga otsast ja tõmmata nagu lipsuna selle silmuse kokku. Ja nüüd, kui meil on see libisev silmus siin olemas, pistame 2 varrast siia sisse ja tõmbame selle silmuse kokku. Nii, ühe lõnga paneme üle nimetissõrme, teise lõnga üle pöidla. Sellepärast seda nimetataksegi 2 lõngaga looduseks, ehk siis 2 lõnga on meil töös. Nüüd tõmbame natukene need pikemaks ja vaatame oma peopesa poolt. 2 väiksemat sõrme hoiavad neid lõngaotsi siin paigal ja alustamegi loomisega. Nii, esmalt võtame siis vardaotstega pöidla juurest lõnga, ehk siis selle, mis on meie pool. Seejärel võtame lõnga nimetissõrmelt ja toome selle pöidla aasast läbi. Nüüd on meil esimene silmus olemas, aga me peame laskma pöidla vabaks ja uuesti pöidlaga lõnga haarates tõmbame selle silmuse kokku. Teeme seda veel kord. Võtan varrastega pöidlalt lõnga, siis nimetissõrmelt lõnga ja toon selle läbi pöidla aasa. Nüüd lasen pöidla lahti ja haaran pöidlaga lõnga uuesti. Tõmban sellega silmuse kokku. Ja veel kord. Võtan lõnga pöidlalt, võtan lõnga nimetissõrmelt, toon selle pöidla aasast läbi, tõmban pöidla silmusest välja ja pöidlaga uuesti lõnga haarates tõmban selle silmuse kokku. Nüüd, kui pika peaks jätma selle lõnga otsa tööd alustades, et see lõnga ots võiks olla umbes 4 korda pikem kui see loodava serva pikkus.